Aitäh Kadrile. Ma teeksin lihtsalt paar sõna, räägiksin vahepeal, enne kui ma kutsun Merle ja siis ma loodan, et me saame pärast veel kõik koos arutada, et millised ettepanekud võiksime näiteks tänase põhjal siiski teha riigile, sest siin ongi koos, tulidki välja hästi kogu see ettevalmistuse teema, kogu see, minul jäi nagu Kadri ettekandest kõlama just see väga ebaühtlus selles mõttes, et ebakindlus ja kui suurtel, nii-öelda suurtel teenuse osutajatel, kes lihtsalt asuvad piirkondades, kus on rohkem elanikke, kellel oli ka võimalik praegu saada suuremat rahastust, seal on võimalik ka leida muid allikaid, et tagada niisugune rahaline stabiilsus. Aga kui me vaatame selle abivajaja poolt, siis tema peaks saama ju stabiilset, kindlat teenust, kuna tegemist on riikliku teenusega, peaks see olema tagatud igas Eestimaa punktis ja Istanbuli konventsioon ju räägibki ka sellest, et peab olema tagatud see piirkondlik kättesaadavus. Ma tahtsin rääkida mõne sõnaga nendest tugikeskustest. Ma näitasin juba seda, et Eestis on ju tugikeskuse teenus kujunenud välja pika aja jooksul ja selle arendasid välja need samad vabaühendused, kellest nüüd suur osa enam ei saa teenuseid pakkuda, nagu siin tuligi välja, et on uued organisatsioonid, kelle suhtumine ongi selline, et sel aastal läks õnneks, osutame tugikeskuse teenust, kui ei lähe õnneks, siis teeme midagi muud, et selles mõttes on uuringud head, et nad näitavad väga, väga selgelt ära, et missugune niisugune ärimudelil üles ehitatud süsteem versus siis need organisatsioonid, kes on oma piirkonnas rohujuure tasandilt välja kasvanud, arendanud välja selle teenuse, loonud koostöövõrgustikku, tegelenud ka lisaks teenuse osutamisele teadlikkuse tõstmisega, et seal on ka vahe. Ja lihtsalt mul juhuslikult praegu tuli ette see slaid, kus on siin kirjas, et 2013 oli aasta, kui Eesti Naiste Varjupaikade Liit ka koostas ja võttis vastu oma eetikakoodeksi. Ja see oli aasta, kui lepiti kõigi tugikeskuste vahel kokku ühtne teenuse kirjeldus. Sellest aastast võime rääkida siis Eestis sellest tugikeskuse kompleksteenusest ehk nüüd seaduse mõistes liitteenusest, mis koosneb siis nii esmasest nõustamisest, juhtumipõhisest nõustamisest, psühholoogilisest nõustamisest, juriidilisest abist ja turvakoduteenusest. Ja 2016 lõpus täiendas siis Varjupaikade Liit seda teenuse kirjeldust ja see on ka praegu seaduse alusel osutatava teenuse aluseks, vähemalt hetkel veel. Ja see oli ka aasta, või tähendab, tegelikult oli see veel varem, kui Eesti Naiste Varjupaikade Liit hakkas koguma ühtset statistikat. Ja ma näitan siin neid andmeid, mida me oleme läbi aastate sellest ajast kogunud. See on anonüümne andmestik, et mitte kusagil seada neid kliente ohtu, sellepärast läks sinna statistikasse klientnumbriga, arvestust on peetud siis erinevates vanusegruppides, nüüd aastate jooksul on lisandunud puude olemasolu, alaealiste laste olemasolu ja nende arv ja siis ka kogetud vägivalla liigid. Siis füüsiline, vaimne, majanduslik, seksuaalne vägivald ja milline on siis suhe vägivallatsega, kas tegu on partneri, ekspartneri, isa, ema, poja, tütrega ja ka vägivallatse ja vanusegrupp.
Ja siis samuti on andmeid kogutud, kas on tegemist laiemalt seksuaalvägivallaga, näiteks inimkaubanduse prostitutsiooniga, ja siis on kogutud andmeid pakutud teenuse kohta, mis on siis telefoninõustamine ehk peamiselt see esmane nõustamine toimubki telefoni teel, meili teel nõustamine, juhtumipõhine nõustamine, mis hõlmab tegelikult põhiliselt seda tugikeskuse töösisu, siia kuuluvad näiteks inimese saatmine erinevates pingelistes olukordades, talle tema võimaluste, seaduste, kohustuste, õiguste selgitamine, juba osalt ka lausa niisugune juristitöö, sest kuna meie tugikeskuse töötajad said põhjalikku juriidilist koolitust, siis suutsid nad lihtsama sellise abi või nõuanded ka ise ära anda ilma juristi tülitamata. Tugiisikuteenus, transporditeenus, võlanõustamine ja siis seesama varjupaiga turvalise majutuse teenus siis lõpuks. Ja oleme läbi aastate kogunud andmeid ka juriidilise probleemi sisu, põhiliste probleemide kohta, mis on. Ja need on olnud läbi aastate siis lahutuse, elatisraha, hooldusõiguse probleemid ja ka probleemid kriminaalasjas. Ja miks ma seda räägin, et süsteemi muutusega on muutunud täiesti ka need kogutavad andmed, et sellest aastast tahab riik teada ainult kliendi nime või tema koodi ja talle osutatud teenuseid, majutust, laste majutust, mitu tundi on pakutud esmast kriisinõustamist, juhtumipõhist nõustamist, psühholoogilist nõustamist, juriidilist nõustamist. Et see läheb siin lausa kaugele mööda tegelikult Istanbuli konventsioonist, mis ka eeldab, rääkimata kõikidest teistest ÜRO dokumentidest, et see tähendab, et hange oli ikkagi väga läbi mõtlemata. Ja need andmed on siis puudutavad 10 tugikeskust, kes me aastal 2016 osutasime abi naistele ühisprojekti raames ja pöördus 10 tugikeskusesse, kes siis pakkusid abi 13 maakonnas kokku 1190 naist ja neil oli kokku 1257 alaealist last. 991 naist ehk enamus olid eestikeelsed, 194 venekeelsed ja 5 naisega suheldi inglise keeles. Ja nagu ka eelmistel aastatel, et need trendid on alates 2009 on meil siis samasugused, et nagu ka siin, et enamik naisi on kogenud psühholoogilist vägivalda, siis eelmisel aastal 736 füüsilist vägivalda. Tundub, et kui ma nüüd arvestan, et sinna on juurde tulemas nüüd veel need ülejäänud ja suuremad tugikeskused, et siis nagu füüsilise vägivalla number on võrreldes varasemate aastatega isegi kasvanud. Võib-olla siin on ka teadlikkuse tõusuga tegemist, et osatakse nagu märgata või ikkagi fikseerida füüsilise vägivallana ka selliseid, et piltlikult öeldes enam ei pea olema tegemist luumurruga, et aru saada, et ollakse füüsilist vägivalda kogenud. 560 majanduslikku vägivalda ja 211 naist seksuaalset vägivalda lähisuhtes ja lisaks veel 43 naist, kes olid kogenud siis seksuaalvägivalda väljaspool lähisuhet, 8 inimkaubanduse või prostitutsiooni teemaga seotud naist. Need on meil nagu ühes, aga eeldatavasti on kõigi puhul tegemist siiski prostitutsiooniga. Ja kõige enam on pakutud telefoninõustamist naistele, 1641 korda juhtumipõhist nõustamist, mis siis võib olla mis iganes, tõesti meie statistika aluseks oli, et
me saame märkida juhtumipõhise nõustamisena ikkagi selle, kui naisega tegeletakse vähemalt pool tundi ja sisuliselt ikkagi lahendatakse tema küsimusi, et see ei tähenda seda, et me lihtsalt ütleme talle, et mine küsi toimetulekutoetust piltlikult. Ja siis eelmisel aastal oli võimalik pakkuda naistele 1225 korral psühholoogilist nõustamist või psühhoteraapiat ja 1066 korral juriidilist abi. Merle räägib juriidilisest nõustamisest lähemalt. Ja psühholoogilist abi, psühhoteraapiat said 355 naist, mis moodustas nüüd sellest 10 tugikeskuse klientuurist 30% ja juriidilist abi said 279 naist ja see moodustas täpselt veerandi, 25% nendest pöördunud naistest. Ööbimist vajasid ainult 111 naist. Mõned neist küll käisid tugikeskuses mitmel korral, et nad elasid vahepeal kodus või tuttavate juures, tulid siis jälle tagasi. Ja kaasas oli neil kokku 142 last ja pöördumisi siis nende 1190 naise poolt, mis olid eraldi fikseeritud, et näiteks siin on arvestatud, et juristi nõustamine on läinud kirja eraldi pöördumisega, neid oli üle 6000. Et selline oli pilt siis, kahjuks jah, see ei kajasta nüüd kõiki, aga see kõiki tugikeskusi, aga juba siingi annab see samasuguse tegelikult pildi, nagu tuli uuringust välja, et väga oluline on ikkagi psühholoogiline, juriidiline nõustamine ja just see nõustamisteenus ja majutusteenus on siiski kogu selle juures marginaalne. Ma ei hakka näitama siin teile, sest teil on kõigile kätte jagatud seletuskirjast need väljavõtted, et milles need spetsiaalsed tugiteenused siis seisnevad, aga ka seal on välja toodud just see, et meie juriidiline nõustamine hõlmas nii-öelda ka seda sisuliselt advokaaditeenust, kuna esindati naist kohtus. Ja Merle just räägibki sellest, aga mul on siin slaidide peal lihtsalt veel, et kes ei olnud meie eelmisel koosolekul, et ma olen siia välja toonud tugikeskuste rahastamise dünaamika läbi aastate ja siin on nüüd need rahanumbrid aastatel 2012-2016, kuna oli juttu, et raha napib. Ja tegelikult ongi nii, et aastast 2013, kui meil oli võimalik kasutada siis Norra rahasid, aga need tulid ikkagi, see raha tuli tugikeskustele läbi Eesti riigi ja see oli nagu Eesti riik nagu rahvusvaheliselt räägib sellest, et kuidas nemad on toetanud tugikeskusi, mis siis, et algselt see raha pärines Norra maksumaksjalt. Siis aastalt aastasse küll see üldsumma kasvas, aga kuna tuli juurde maakondi, siis tegelikult näete, ühe maakonna keskmine rahastus isegi nagu vähenes ja samas pöördumiste arv järjest kasvas ja siin nüüd, kui me vaatame riigihankeid, kuidas siis nagu see muutus oli, et näiteks riigihanke tingimustes, et Jõgevamaa rahastus, mis oli hanke tingimustega pakutud, vähenes 45%, Järvamaal 43%, Läänemaal ja Hiiumaal koguni 58%. Ja siin ei oleks kindlasti aidanud mingisugune juhtimiskulude kokkuhoid, nagu meile kusagilt meediast soovitati, et kuna juhtimiskulud üldse selles, kui nüüd rääkida sellest projektist, moodustasid meil 4% eelarvest.
Ja veel rääkides, et Valgamaal oleks summa vähenenud 44%, Viljandimaal 37%, Virumaal 25%, Võrumaal 44%. Et on selge, et sellisel puhul ei ole reaalne edaspidi neid olulisi nõustamisteenuseid osutada. Ja tulemused ongi väga ebaühtlaselt on praegu teenus kättesaadav, et on maakondi, kus abi saab osutada sisuliselt sama hästi või isegi mõnes kohas õnneks veel paremini kui möödunud aastatel, kui me räägime rahast. Ja on ikkagi kohti, kus on niisuguse põhjaliku abi saamine äärmiselt raske. Ja tõesti oma tegevuse on pidanud siis täiemahulise tegevuse lõpetama 7 organisatsiooni, kes jätkavad lihtsalt vabatahtlikus korras ja tegemist on siis üle 40 inimesega, kes on läbinud kõik need põhjalikud koolitused, kellel on töökogemused, kellel on võrgustik, aga kahjuks nad just selle hanke korralduse tõttu enam abi ei paku.